Igaüks teist on märganud, et aeg on kiirenenud. Kõik toimub väga kiiresti, aeg kulgeb väga kiiresti ja see elukiirus mõjutab iga inimest. Just reaalsuse kujunemist, millest nad mõtlevad. Et paljud inimesed räägivad sellest, et pole veel mõtlema hakanudki, kui see hakkab meie elus juba toimuma. Paljud inimesed esitavad küsimuse, mis siis toimub? Mis oli esmane, kas see oli minu mõte või see reaalsus, mis oli minu jaoks juba kujunenud? Kui kvantosake koosneb ka sinu mõte ja reaalsus kvantosakestest, seega toimub kõik samaaegselt kõigil reaalsuse tasanditel. Ja tänu uue ajaseisundile, ühikule on teie eluprotsessid, mu sõbrad, muutunud palju kiiremaks. Kõik, mida te enda ümber näete, hakkab palju kiiremini toimuma ja see puudutab tõepoolest igat inimest. Aeg hakkas kvantülemineku tõttu palju kiiremini kulgema ning avaldus uus elureaalsus. See on 4. mõõde, kuid see pole veel kõik. Kui sellel planeedil oli veel 3. mõõde, loodi niinimetatud maatriks. Maatriks on kollektiivse, mitteteadvel oleku eluprogramm, millega iga mitteteadvel olekus inimene on ühendatud. Iga mitteteadvel oleku inimene on selle maatriksi mõju all. Niisiis mitteteadlik inimene ärkab hommikul üles ja oskamata ennast ja oma mõtteid kontrollida, saab ta aja kiirenemise tõttu koheselt maatriksi programmid. Ja kuna maatriksi programmid on destruktiivsed ja peamised tema programmid on eralda ja valitse, see on eraldatuse seisund, kus igaüks peab end eraldi olevaks, kellestki paremaks, kellestki puhtamaks, ehk siis eraldumine. Need inimesed on ilma analüüsi ja ühtsuseta ja just sellised inimesed on maatriksi mõjutuste all seoses kiirenenud aja tõttu ja aeg kiireneb üha enam iga kuu ja iga aastaga. Sellised inimesed on väga vastuvõtlikud hävitusprotsessidele, mis toimub iga inimese aju poolt vastu võetud infolainete programmide kujul, mis töödeldakse iga inimese sees, tuues inimajule hävingut. Kusjuures see toimub praktiliselt iga mitteteadvel olekus inimesega, kes ei mõista ega oska ennast kontrollida ega juhtida kõike toimuvat. Kui grupp teadlikke inimesi, kelle mõtted on puhtad, kes suhtlevad omavahel ja isegi kui nad asuvad planeedi eri paigus, elavad loomise seisundis, rõõmu seisundis, õnne mõistmise seisundis, usus imelisse tulevikku, luues seda imelist elu juba oma perekondades, oma teadvuses, oma elus ja just need inimesed loovad valguslaine kiirgust. Valguslaine jõuab nende inimesteni, kes on samuti otsingul. Sel juhul, mu sõbrad, kes mõtlevad loovalt, inimesed, kes unistavad ja mõtlevad headusest, inimesed, kes kontrollivad ja juhivad ennast ja omavad teadvuse valguse jõudu, aga teie oletegi teadvus. Inimesed, kes lasevad teadvuse endasse, kiirgavat valgust, täidavad maailma selle valgusega. Seega liigub maailm sellest illusioonist välja ja murrab end maatriksist lahti. Ja mu sõbrad, nii see toimubki, aga ainult nende inimestega, kes elavad seda elu teadvel olekus.